Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada seadet, mille abil teha kindlaks, millises nendest karpidest on magnetid, millises rauatükid ning millised karbid on tühjad. Mul tuleb ehitada seade, mis oleks väga tundlik ferromagneetikute suhtes ja tegelikult on meil vaja ju tuvastada magnetväljasid ja magnetvälja muutust. Selle seadme lihtsam nimi on kompass. Kuidas kompassi teha? Selleks tuleb võtta mingisugune pikk ja magneeditav asi. Selleks sobib väga hästi näiteks õmblusnõel. Kuid õmblusnõel ei ole veel kompass. Selleks tuleb see nõel kõigepealt ära magneetida ja selleks saame me kasutada laual olevat neodüümmagnetit. See on väga tugev magnet, mille abil me saame anda magnetilised omadused ka sellele nõelale. Selleks, et nõelale magnet välja anda, liigutan neodüümmagnetit korduvalt samamoodi üle selle nõela. Niimoodi tehes magneetub see nõel, mitte küll väga tugevalt, kuid piisaval määral siiski. Ja nõel ongi edukalt magneeditud. Kuid kui seda nõela praegu siin liigutada, siis ma ei tunne tegelikult näppude vahel kuidagi, et seda nõela miski mõjutaks. See on sellepärast, et see kompassi nõel peab saama väga vabalt liikuda. Kui ma hoian seda näiteks peo peal või näppude vahel, siis see ei saa nii vabalt liikuda, nagu vaja oleks. Ja kompass ei näita meile midagi. Et saada ise tehtud kompassi nõel vabamalt liikuma, on mul 2 varianti. Ma võin selle näiteks panna vee peal ujuma ja vee pinnal saab see nõel rahulikult ennast õigesse suunda keerata. Teine variant on riputada see nõel niidi otsa. Teeme teise variandi. Ning kui magneeditud nõel on niidi otsa seotud, on see põhimõtteliselt kasutamiseks valmis. Nüüd tuleks see veel tasakaalu ajada. Praegu on see nõel sedasi viltu, kuid kui ma seda niiti nõela otsas liigutan, siis saab tasakaalu paika ja nõel on rohkem otse ja seda ongi meil vaja. Nüüd hakkame selle nõelaga karpide juures liikuma. Kui me läheme näiteks esimese karbi juurde, siis märkame, et see nõel ei tee siin suurt midagi. See lihtsalt kõigub, nii nagu ta muidugi kõiguks ja ei reageeri kuidagi selle karbi lähedusele. Võime eeldada, et selle karbi sees ei ole järelikult midagi, mis oleks magnetiline. Ja tõepoolest, esimene karp on sees tühi. Lähme edasi teise karbi juurde. Näeme, et see nõel tõmbab küllaltki selgelt karbi suunas. Isegi jääb selle karbi külge kinni. Vaatame, mida see teeb siis, kui me lähme teisele poole karpi. Näeme, et teisel pool karpi keerab see nõel ennast ümber. See annab tunnustust faktist, et selle teise karbi sees on magnet, sest magnet tõmbab kompassi ühelt poolt ühtepidi, teiselt poolt teistpidi. Seega, meie pakkumine on, et number 2 karbis on magnet. Ja tõepoolest, siia sisse on kinnitatud tugev neodüümmagnet. Võtame 3. karbi. Erinevalt eelmisest karbist näeme siin selgelt, et nõel on ilusti küljega karbi poole, niimoodi nagu me selle siia alguses lähendasime. Ja see ei käitu kuidagi eriliselt. Seega number 3 karp on tühi. Number 4 karp tõmbab seda nõela enda poole. Kuid mõnevõrra nõrgemalt, kui tõmbas number 2 karbis olev neodüümmagnet. Võime ka märgata, et seda nõela tõmmatakse karbi suunas mõlema poolega. Ehk siis ei ole vahet, kas me lähendame sellele karbile nõela teravikku või siis selle nõela aasa. See nõel ikkagi käitub mõnevõrra erinevalt ja seetõttu võime eeldada, et siin sees on magneetimata rauatükk. Ja tõepoolest, siin on tükk karprauda. Vaatame 5. karpi. Nõel reageerib väga tugevalt. On ilmselge, et 5. karbis on magnet. Ja nii on. 6. karbi seest leiame midagi, sest see mõjutab nõela, kuid mitte väga tugevalt. Pakun, et tegemist on rauatükiga. Ja nii on. 7. karbis ei paista vist midagi olevat, sest nõel on väga rahulik siin kõrval. Ei tõmba konkreetse otsaga sinna lähemale ega muuda oma asendit eriliselt. See, et see nõel praegu edasi-tagasi käib, on tingitud minu käe värismisest, aga mitte sellest, et seal karbis midagi oleks. Seega 7. karbis on tühjus. Ja nii ka on. Vaatame 8. karpi.
8. karp tõmbab nõela kergelt ligi. Seega võime pakkuda, et siin sees on rauatükk. Taas kord läks täppi. 9. karp, jälle kahtlusteta magnet. Ja tõepoolest, siin sees on neodüümmagnet. Ning vaatame, mis on 10. karbis. Nõel käib lihtsalt niisama ringi ning see karp ei tundu seda eriliselt mõjutavat. Seega 10. karp on sees tühi. Ja nii on. Ning kõigi karpide sisud ongi korrektselt määratud. Kui nüüd selle ise tehtud kompassiga õue läheksime välja poole seda raudbetoonist hoonet, siis keeraks see kompassi nõelend ka põhja-lõuna suunda, ehk siis töötaks ka päriselus. Ja täpselt nii lihtne ongi ise kompassi ehitada.